Nii, tegin jälle Tainast. Uus nädal, uued võimalused. See Tainast läheb rentnikule, kes rendib selle pitsagise. Tegin kohe Taigna lõpuni ja siis panen pitsagise kokku ja siis te näete ka lõpuks, mis see on, kes ei tea. Nii et panen Taigna siis nii-öelda kerkima ja siis läheme sellele, et panen ta rentnikule valmis ja vaatame edasi, mis saab. Nii, Tainas kerkib. Nüüd siis pitsagis panin ta valmis. Teen väikse tiiruga peale, et ta ei ole suur haagis. Ta on selline 1,4 korda 0,95 või mingi siuke, et bussi taha saab panna. Tegin bussi voolu ära, aga nüüd ma näitan, kuidas siis lahti käib. Et nagu väike demo. Nii, et kui haagis saad, siis lased tagumised jalad maha. Siit on näha. Ja siis diisliratast keerad rooli, siis on see, et rattad, nad ei pea nii palju ringi käima, aga nad ei ole maas. Siis nad ikka vastu, siis võtad katte maha. Väga lihtne, igaüks saab hakkama. Ja siin all ongi kogu pitsagis. Ehk siis siin on töölaud, tarvikute karbid, kuhu saad panna oma nodi, võtad selle maha, võid teha otsakana lahti, võid mitte, aga võtad ahju alt kinni, tõstad üles. Ma panen veel korstna ka ja siis näitan lähemalt. Ehk siis ahi tõuseb ise püsti. Näitan lähemalt. Ehk siis tal on sellised amordid ja käärsüsteem, tõuseb ilusti üles. Sõidu ajal on siin selline lukusti, mis siis hoiab kinni, et haugust välja sõites üles ei tõuseks. Siin on ahi. Ahjul pole kive sees, sellepärast, et need lihtsalt võivad puruks minna. Selle jaoks on siin taga lahti tehes on siis selline sahtel, kus on siis kõik tarvikud. Siia tuleb pärast suur Taigna kast või väike, oleneb palju tellid, et siia väiksesse läheb 6 kuuli, suurdele 15, palju soovid. Pitsalabidas hari ja siin on tarvikud lauakraapamiseks, tomativastakulp, lõikur, taignavõtja, välgumihkel, et seda leeki süüdata, seal on automaatne süüta, aga see aja jooksul ja rentniku käes on läinud puruks. Ja kuumakindlad kindlad. Nii, ja siin peal on võimalik siis serveerida ja seal ka. Nüüd, et kivid saada, siis nad on siin sellise mingi pehmenduse sees. Võtame kivid välja, kivid on sellised, ühelt poolt mustemad, teiselt poolt puhtad. Alati paneme puhta pool üles, siis teine pool põleb puhtaks. Kive ei tohi mitte kunagi veega pesta, nii neid kui ka isegi muid kuumi kivi kodus. Ja siit läheb ka teine kivi sisse, ma praegu rohkem seda ei pane. On siin taga ballooni ühendus. Võtad selle maha. Siit näeb ahju sisse. Siin on see põleti. Ma toon ballooni kohe, siis panen ballooni külge, näete, et balloon on reduktoril küljes, keerame selle vastupäeva lahti, nüüd keermed on vastupäeva kinni, gaasisüsteemid on teistpidi. Siin on nullasend, maksimum ja miinimum. Keerame selle maksimumi peale, anname siit leeki ja tuli põleb. Kui see kinni panna, siis siin on maksimum joon, loodan, et on näha ja see on miinimum. Panen praegu keskele. Ahi soojeneb kuskil 20-30 minutit. Jällegi mõõdame kivi temperatuuri, leek käib. Siis tuleb see ka ette panna. Ja nüüd on ta valmis. Ja nii ta küpseb. Ehk siis saate kohale, haagised on kohale, tulete ise järgi, panete ahju käima, panete asjad toas valmis, saate neid kopsikud tuppa võtta, siis juba hakkate valmistama. Ehk siis siin peal saate keerutada, labidas on olemas, tõstate ahju ja serveerite.
Siuke oli mu algne idee, siis eks see ongi pitsahaagis, millest kõik algas, nüüd on see pitsabuss. Nii, ma nüüd pakin selle kokku ja siis teeme edasi. Paar plaani on veel. The next day. Nii, ütlesin, et palju on veel teha. Nimelt jõudis täna üks pakk siia. Nagu näha, siis siin on uued esikettad, esiklotsid anduritega, need peal kelk liigub, mingid määred, neid asju ja seda jaotusvedeliku paak. Piduritega on see, et lihtsalt olid juba nagu ebaühtsed kulunud, vaatame ära. Jaotusvedeliku paagi korgiga oli keegi teinud, mis ära saaginud, ühesõnaga tal see klapivärk oli toiminud ja noh, kui vaatame juba kettad, siis klotsid ja nagu igaks juhuks võtsin need kõik asjani juurde. Aga miks me seda teeme, on see, et me läheme selle komboga. 19. juuli toimub Vormsil Vormsi Vibe. Läheme sinna toitlustama ja pitsat tegema. Paljud on küsinud, et kus nagu näha saab, et see on üks suur üritus see aasta, kus siis päeval toimub rälbislaat. Kui ma ei eksi, oli 12-4. Seal teen ja siis ka järgmine päev, et see on praegune plaan. Võtan selle kaasa ja bussiga müün. See on lihtsalt, et näidata teile. Aga et selle jaoks, kuna pikem sõit teeks nagu asja veel paremaks, kui praegu on. Lisaks oli üks vigane asi see, et mul läks peegel katki. Panin selle uue, et näen ilusti, enne olid siin mingid mõrad. Aga täna on juba kell 8:30, nagu me teame, päike on naabrimehe maja taga. Täna vahetame hakke, sest mul on homme bussi vaja, et mul on vaja see viia Haagis kliendile, kes hakkab homme pitsat tegema. Et kui ma sealt tulen tagasi, siis vahetame piduri klotsid kettad ära. Selles episoodis rohkem ei jõua, et järgmine tuleb selline pikem ja küpstamise oma, kus siis see nädal on veel. Inimesed tahavad lihtsalt tainast saada, helistasid, keegi soovitas, nii et mult saab lihtsalt seda ka. Kui tahate kodus küpstada, võtke muga ühendust, mis iganel viisil. Siiamaani on kõik saanud mind kätte, kes on vähegi tahtnud. Sellistanud otse Instagram, Messenger ja nüüd on ka Pitsahaagis Facebookile. Siis võtke ühendust, kui tahate kuule. Lisaks on ka päeval selline selle hooaja kõige esimene bronniüritus, kus siis on ühel neiul on baby shower pidu. Aga seda juba järgmises episoodis, sest pühapäeval tavaliselt tuleb pidu välja. Ehk siis nüüd ootame sellist hetke, kui on uus päev, uued võimalused ja siis hakkame autot remontima. Nii, uue jaotusvedeliku paagi panin paika. Tase on veel natuke alla miinimumi, aga ostan varsti juurde. Siuke oli ta siis enne. Ma ei tea, kas oli jooni jaotusvedelikus või miks ta tumedaks läheb. Aga nüüd on uus ja värske ja see kork on ka õige. Et nüüd on järgi jäänud siis need pidurikettad klotsid. Ilm ei ole küll parim. Mingi full vihme tuul ja homseks lubas mingi täikestega. Varianti peab ära tegema. Fordi müts on peas ja hakkame tegema, et kas või ühe poole, et videosse pole kahte poolt niikuinii mõtet, et ma hakkan väikselt tegema, siis vaatame edasi, et kui kõik ilusti lahti tuleb, võiks olla suht 5-minute job, aga me teame ikka, kuidas nende vanade autodega on, nii et tegutsema. Vaatame, kas saab siin selle vihmaga teha. Tegelikult peaks seal keskmise mutri kõige enne keerama. Ega ma siin jupi kaupa teen ja siis räägin. Ongi suurem asi automehaanik ei ole, aga ma usun, et sellise tööga võiks iga autohuviline ikka hakkama saada. Kas nüüd just peab seal täitsa välja ilmaga tegema? Nii, tuleb see mutter lahti teha. Õnneks on Rootsi ristad, õpin mehed. Ja ei sobi. Nii ei saa. Tõmban sellega mootori käima. Ootuse mõttes paneme see siia alla. Nii, veoväll on ilusti lahti. Nii, näitan kette olukorda ka. Suht siuke ütleks, et korras, samas ei ole. Juba on lahti, need vahetame ära, et ei ole midagi. Hooldust tuleb teha. Ei tohiks olla nagu nõrk. Püssega ei jaksa. See on nende vanade autode rõõm. Ja ilus. Ei ole ilus.
no tuli. Klotsidel siin on materjali. Siin väga ei ole. Viskame kõrvale. Inspekteerime olukorda. Need kõik liiguvad ilusti, kuigi mossin ei liigu. See, et mossin need kõik uued ka, et ma panen kõik need uued. Ja siis juba tulen tagasi. Three days later. Nüüd ei saanud kuidagi seda eile maha löödud, aga nüüd on nagu tulemus käes, et päris kõvasti oli kinni, et siin on näha, et igal pool roostite värki, et aga sain ilusti maha, et paaris kohast läks ketas katki. Ei hullu, ma näitan, kus ma panen need uued klotsid, uue ketta ja siis, et ka siin oleks midagi nagu järgmistel põlledel ja siis või mis iganes, kes remondib transitit, siis saan näidata, kuidas me lahti tegin. Põhimõtteliselt 12 pooliga surusin ta lihtsalt ühelt poolt teiselt poolt liikuma ja siis sain lahti löödud. Et kindlasti mingid auto remondimehed teavad sust nippa, aga mina ei teadnud. Nii et lähme hakkame klotse paigaldama. Nii, teeme edasi. Klotsideni veel ei jõua. Praegu on see, et vahetame siis kett ära. Ketast tuleb siit lahti lasta. Tuleb siit ketas ära. Puhastame siit alt ära ka. Laagripinnad. Kellel iganes on vaja järgmine kord seda lahti võtta või rattalaagrit vahetada, siis saaks ja paremini lahti, kui mina siin toksisin. Samuti ka need pinnad siit. Laagri liigub hästi. Sellega on hästi. Võtame uue kette. Tasub vaadata, kes on sama suur. On samasugune. Kes siis ei tea, et siin on tegelikult tehase õli ka peal. Tark on see maha lasta, et ei hakka pidurdades probleeme tekkima. Ega siis paneme selle siia tagasi ja laseme ta kinni. Ja siis ongi uus ketas. Üks poolt on siin. Toon teist ka. Jälle NB Quality ja Anti-Siis Ceramic Grease. Selline, siin on isegi samasugune pilt peal, et sobib sellistesse kohtadesse. Laseme seda täis. Siis peaks olema järgmine kord see eemaldamine parem. Ega siis midagi, kui see tagasi siia. Nii, nüüd on õige nüüdseni kinni ja lähme edasi. Nii, see on siis järgmine kelk või supporti osa. Ja paneme siia tagasi. Aga tuleb õiget pidi panna, muidu on natuke pahasti. Igatahes läheb siia ja pärast lähevad see klotsid vahele. Nii, poldid on siin. Paneme selle siia. Algus näpuga, pärast juba võtmega. Ega ma siin ise kõike ju ei oska. Mõned asjad vaatan ikka ka netist järgi ka. 175 Newtonit. Nii. Need on nüüd õige jõuga kinni. Siin on nüüd need sooned, mille peal klots liigub. Supporti need koljud surusin tagasi. Hästi oluline see, et kui seda tagasi suruta, siis tuleb see õli vedeliku anum lahti keerata, et siit läheb nagu vedeliku tase tõuseb, et hakkame klotse panema. Need on need, mis lasevad liikuma. Klotsile edasi tagasi. Need panin kõik uued. Et need vanad liiksid hästi, aga ma ei näinud. Tahaks pigem rohkem pitsat teha kui see, et ma vahetan siin neid pulk hiljem. Need panin uued ja uued klotsid ka. Need lähevad siia vahele. Et nad siin ilusti liiguks. Paneme siia vahele ka natuke määre, et seda saab autotöökojad kasutavad suuremates kogustes, aga ma ostsin väikse pakki. Ma teen ainult väikse, pole nii palju vaja. Mingi siuke möks, et siia.
sellele pinnale. Et noh, kettale ei tohi minna, aga nii, ja nüüd paneme need siia paika ja ongi hästi, nüüd saavad siin edasi liikuda. Kõik, mis läheb kette peale, selle pesen maha ja kõik ongi hästi. Teisel pool ka. Nii, paneme teise klotsi ka ära. Raske näidata praegu, aga ühesõnaga niimoodi. Siis selle tšupurtsi peal tagasi. Nii. Ja poolt sisse ja ongi kõik. Nii see käib. Üks päev teeb pitsat, teine päev vahetad pidureid. Nii, paneme siis kokku tagasi. Siuke äge 36 mm mutter. Keerame praegu ilusti vastu, et näeme, et kõik on hästi. Ja siis maa peal pingutame üle, kui on ratas maas. Praegu ainult vastu, pärast pingutame. Aga ongi kõik. Ratas alla tagasi ja me sõidame. Ongi valmis, uued kettad, klotsid, et ei olegi nagu midagi hullu, kui asja lahti saab. Ma hakkan teist poolt tegema, kes nüüd nägi, et ma midagi võiks teistmoodi paremini teha. Tegin üldse risti valesti, kirjutage alla kommentaaridesse, sest ma ei ole autoremondi lukksepp, aga ma arvan, et ma saan pidama nüüd paremini. Ma teen nüüd teise poole ka ära ja siis räägin edasi. Tulin just testi sõidult ja kõik tipp-topp. Ilusti jääb pidama ja kõik on hästi. Nüüd on kõverk, et siit kohalt tõmbame siis video kinni, sest homme on ette valmistatud pühapäevaks. Pühapäeval on üks klient, kes soovib lihtsalt haigna kuulada ja pühapäeval on ka üks baby shower üritus, nii et neid võib-olla filmime juba siis. Ja siis tulge kõik Vormsi vaibile. Päevasel ajal siis teen see pitsat, sealt saate näha, võtan haagise kaasa ja siis kirjutage alla kommentaari, kas ma siis tegin midagi õigesti teinud, et see oli siuke remondi episood. Et saladuskattel võin öelda, et ma arvan, et järgmises videos tuleb ka siia suurem disain. Sain need täna kätte. Ei midagi erilist, mul on disaini osas suht vaimuvaegine, aga mõtle midagi välja. Tõmbame siis siinkohal ots kokku ja näeme järgmises videos, nii et pange like, subscribe, kommenteerige, buy me a coffee, mida iganes, nii et järgmise korrani.